Tere, head lastekiriku lapsed! Täna räägime heast karjasest. Nagu alati enne lastekirikut alustame me ehitades koos palvemaja. Põrand, seinad, katus, sarikad, naelad kinni, aknad kinni, silmad kinni. Kallis Jumal, me täname sind tänase päeva eest. Täname, et sina oled meiega ja me võime tunda ennast turvaliselt. Hoia ja kaitse meid kõiki Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Jeesus ütleb, et mina olen hea karjane. Kes on üks karjane? Karjane on see, kes valvab loomi. Karjasel on tavaliselt karjase kepp või sau. Mis ta teeb sellega? Ta ajab eemale metsloomi, kes tahavad rünnata neid loomi. Kaitseb oma loomi sellega. Aga keda see karjane valvab? Keda ta karjatab? Lambaid. Väga palju oli Jeesuse ajal lambakarjaseid. Ja Jeesus ütleb, et mina olen hea karjane. Jeesus ütleb, et tema on hea karjane ja tema hoiab ja kaitseb meid. Me võime ennast tunda turvaliselt tema juures, temaga koos. Jeesus rääkis ühe loo, ühe tähendamissõna. Tähendamissõna tähendab, et ta räägib ühe loo, aga selle loo sisu või selle loo mõte on natukene peidetud. Seda ei ole nii kerge kohe aru saada. Ta rääkis, et ühel mehel oli 100 lammast. Ja igal õhtul, kui ta tõi need lambad koju aedikusse, luges ta need üle. Ja üks päev avastas ta, et üks lammas oli puudu. Ja ta jättis kõik need 99 lammast ja läks seda ühte ainsat lammast otsima. Ja ta otsis siit ja otsis sealt. Ja lõpuks ta leidis selle lamba. Tal oli nii hea meel. Ta kandis selle lamba koju, kutsus sõbrad omale külla, tegi suure peo ja tähistas kõigiga, et ta oli leidnud selle lamba. Aga mida see lugu tähendab? Kes on need 99, kes koju jäid? 99 lammast on need, kes on juba Jumala lapsed, kes tunnevad Jumalat. Need oleme meie, kes me tunneme Jumalat ja usaldame teda. Aga kes oli see üks lammas, kes oli eksinud? Need on kõik need inimesed, kes ei tunne Jumalat, kes ei ole veel Jumalat leidnud. Ja nad on nagu eksinud. Ja see lugu ütleb meile seda, et Jumalal on väga hea meel kõigi nende üksikute kadunud lammaste üle, kes on leitud. Ehk siis kõigi nende üle, kes leiavad tee Jumala juurde. Julgustan teid ka jagama seda rõõmu, seda turvalisust, mis meil on Jumala Jeesuse juures. Tema juures on meil hea ja turvaline. Aga kas see tähendab, et meie elus ei tule kunagi raskusi? Ei, raskused tulevad ikka. Aga meie turvaline teadmine on see, et me saame koos Jeesusega, koos Jumalaga sellel teel käia. Tema annab meile jõudu, annab tarkust ja aitab nendest raskustest üle saada. Olge kõik hoitud.